Tere, olen Miia-Mai, olen Viljandi valla noortevolikogu aseesimees ning tule tutvu meiega, meie tegemistega ja meie liikmetega. Mina liitusin noortevolikoguga tänu noortefestivalile. Ma olin noortefestivali üks korraldajatest, kusjuures ainukene noor, kes ei olnud noortevolikogus. Ja siis meil tekkis idee, et kui meie festival on edukas, siis saab minust noortevolikogu liige. Ja nüüd ma olen noortevolikogus. No see tundus ma selline nagu väga huvitav organisatsioon või kogu või mis iganes, et mis tegeleb ka natukene, et ma õpilasesindusega tegelesin, et mis on nagu sarnane sellele, aga tegeleb nagu vallas sarnast nagu probleemide kõigega. Mina liitusin eelkõige noortevolikoguga sellepärast, et kukkusin Viljandi gümnaasiumist välja ning uues koolis tahtsin uut mõtet elule, nii et liitusin nii õpilasesinduse kui ka noortevolikoguga. Noortel alati midagi öelda, midagi arvata ja läbi selle noortevolikogu protsessi tegelikult peaks suurenema ka oskus ka vastutada. Et üks asi on see, et ma olen noortevolikogus ja siis ma ütlen kõike välja, mida ma arvan sellest, teisest või kolmandast, ma olen selle läbi mõelnud, aga samas on ka see, et ikkagi, et siis ma ka tegelikult ma natuke nagu õpin seda vastutamist ka. Noortevolikogu on andnud supervõimeks koosolekutel sellise kaasarääkimisoskuse. Et seda ma avastasin noortevolikogu tulles, et on oskus, mida on vaja treenida ja mis noortevolikogus olles on väga hea koht seda treenida hilisemaks eluks, et nagu saabki siis nagu õppida, kuidas koosolekutel kaasa rääkida. Ma arvan, et ma olen muutunud julgemaks, suhtlejaks ja olen leidnud palju uusi tutvusi ka üle Eesti, osaledes siis EN4 erinevatel üritustel. Kindlasti planeerimisoskust ja julgust inimestega suhelda. Ma ei oleks täna see inimene, kes ma olen ja ma ei istuks siin, kui ma ei oleks noortevolikogus. Ma ei julgeks rääkida üldse, ma oleks vaikne hiireke. Noortevolikogus osalemine on mulle andnud hästi palju eneseindlust ja julgust, sest et ma võib-olla eelmise aasta alguses ei uskunud, et ma olen hetkel siin, sest et ma olin põhikoolis siuene endasse tõmbuv ja ei suhelnud eriti, aga nüüd ma olen palju avameelsem, julgen inimeste rohkem suhelda ja julgen ise inimeste suhtlemist alustada. Mina arvan, et kõige meeldejäävam on mul siiamaani olnud teekond noortefestivali korraldamisel, sest et 4 liikmest 3 kuulusid noortevolikokku ja see oli üks väga lahe teekond, kus me kõik saime areneda, nii mina noorsootöötajana kui ka noored noortena. No noortevolikogus võib välja tuua selle, et siin vallas muudeti tunnustuste korda ja kus taheti kaotada ära aasta noor, kui tunnustus selline, et siis me noortevolikoguga siis tegime tööd, et see säiliks ja see lõpuks ka säilis. Peab ikkagi mõtlema, et aga miks just see ja mis info mul ees on ja mida ma peaks nagu kahtluse alla seadma ja kas ma peaks midagi uurima. 10 aasta pärast ma loodan, et ma veel õpin, teen äkki oma doktorikraadi ning ma loodan ka, et ma töötan EN4-s. See oli meie noortevolikogu. Meie tegeleme noortega. Kui sa tahad meist rohkem teada, jälge meid Instagramis.